Taisto juba mainis küll Eesti Ingerit, küll Narva-tagust, et millega siis tegelikult tegu oli, millise maalapiga, mis siis Eesti Vabariigi külge Tartu rahu lepinguga liideti. Et see mõiste Narva-tagune nüüd natukene laiem, et siin kohalikud teavad, aga ka ilmselt ka mitte ainult kohalikud, et Narva-taguseks peetakse siis seda ala, mis on Narva jõe taga, kui me vaatame Eestimaa poolt. Ja analoogselt siis Petserimaaga 2 maajupikest, mis siis 45. aastal siis toona juba Eesti NSV küljest lahti haagiti ja siis juba Venemaa külge liideti. Üks neist siis ka siin samas Narva jõe taga. Tema üldnimetus on Narva-tagune, aga kui me räägime Eesti Ingerist, siis selles osas me saame, see on nagu väiksem osa sellest ja hästi jämedalt öelduna siis see osa, mis on põhjapoolne osa Narva-tagusest, mis jääb siis hästi lihtsalt öeldes siis Peterburi maanteest põhja poole. Aga etnilises, keelelises mõttes see piir oli veelgi rohkem natukene põhja pool. Aga selle Eesti Ingeri tuumiku moodustas siis tegelikult omakorda veel selle põhjaosas olev Rosoni külastu, ehk siis Rosoni jõgi või Rossoni jõgi, tal on mitu eri nimekuju eri keeltes, aga kohalikud seda jõge teavad väga hästi. On siis see jõgi, mis ühendab Narva jõge ja Lauga jõge, vene keeles Luga jõge. Ja sinna jõgede kallastel oli siis tekkinud sajandite jooksul selline külastu, kuhu siis oli või sinna selle jõe kallastel oli siis eri aegadel siis tekkinud selline üsna omapärane asustus. Ma ei hakka pikemalt rääkima, mis lainetega siis see seltskond sinna tuli ja kes olid siis need algasukad, nii palju kui me teame või võime pidada algasukateks ja nii edasi, üldiselt Läänemere Soome hõimud. Aga neid laineid oli siis hiljem veel ja selleks hetkeks, siis, kui me jõuame siis Tartu rahuni, oli siis seal kujunenud välja siis selline üsna huvitav etnilis-keeleline elanikkond. Ja ka nüüd rääkides korraks veel Tartu rahust, siis see Narva jõe teine pool, ütleme siit poolt vaadatuna teisele poole ala, tänane jämedalt öeldes Leningradi oblast, on siis võiks olla Ingerimaa, nagu me teame, ja siis see oligi siis selle Ingerimaa läänepoolne jupikene. See, mis siis Eesti Vabariigi territooriumile jäi. Ja see põhjus on see, miks ta jäi, see on ju tegelikult sõjalis-poliitiline, et selle Eesti ja Venemaa vahelise piiri kujundamine oli ju teatavasti väga keeruline, need olid suured läbirääkimised ja see piiri need plaanid kõikusid sealt Kundast kuni Laugasuuni välja enam-vähem ja veel kaugemalegi. Ja lõpuks siis kompromissina jäi ta siis sellele kohale, kuhu ta jäi, aga selle mahapanekul või kaardi peal selle joone tõmbamisel ei arvestatud neid selliseid etnilisi või kultuurilisi või keelelisi või ka logistilisi nüansse ja ta sisuliselt see piir tõmmati joonlaua printsiibi järgi lihtsalt nagu suure sihukese sihina läbi metsa. Ja see tegelikult, et see jupp siis Eesti külge jäi, oli tegelikult siis just pigem riigikaitselises kontekstis oluline. Mitte nüüd selle tõttu, et need külad oleksid väga Eesti külge pidanud kuuluma või et nad olid Eestiga kuidagi nii vahetult seotud, selge, et Narvaga nad olid väga seotud siinse suurima linnaga. Aga nii ta siis läks. See piir oleks võinud vabalt olla ka kusagil mujal, kas mööda Narva jõge kulgeda või veel mööda Lauga jõge, ühesõnaga see, et ta seal on tegelikult siis kokkulepete ja juhuste jada tulemus. Ja sellel alal siis see, mida me nimetame Eesti Ingeriks, aga nagu Taisto mainis, selle administratiivne nimetus oli Narva vald. Sellel elas siis circa 2000 inimest, nendes 12, 13, 14 küla erinevate jaotuste järgi on need numbrid ka erinevad, aga see pole praegu oluline. Nendes külades siis elas circa 2000 inimest. Ja kes nad siis tausta poolest olid? Väga keeruline on neid numbriliselt isegi lahterdada, sest et andmed ka varieeruvad. Aga nüüd kui ametlikest andmetest rääkida, siis nendest circa pooled olid isurid, õigeuskliku taustaga isurid,
kolmandik soomlased, siis luteri usku soomlased, ingeri soomlased, ja siis circa 10% oli ka venelasi ja pisut üle 5% eestlasi 30ndate seisuga. Mis nüüd isuritesse ja soomlastesse puutub, siis nende vahel seal kohati ei olnud võimalik vahet ka teha. Nende päritolu järgi võis üht-teist öelda, usu järgi võis üht-teist öelda, aga mingis osas olid nad nii-öelda sujuvalt segunenud. Usk kindlasti neid eristas, kes olid siis õigeusku, kes olid luteri usku, teisalt väga palju oli ka sellist seltskonda, kes nii-öelda kiriku järgi ennast ei määratlenudki ja seda enam, et keeled, väga sarnased keeled omavahel olid küllaltki seal segunenud, küllaltki ju räägiti ka erinevat kõnepruuki, et seetõttu võis leida seal siis inimesi, kes olid küll isuri juurtega aga nii-öelda soomestunud või ka vastupidi. Nii et aga selles mõttes hästi huvitav etniline selline kooslus ja kus siis on ka nii-öelda erinevad mõjud ka väljaspoolt, kindlasti ka eestlaste mõju, eks ole, ja vastupidi siinpool siis elanud eestlased said siis oma korda ju sealt mõjutusi sellest Ingerimaa seltskonnast, elanikkonnast, samuti ka keeles on neid mõjusid ja siiamaani veel ka kohalikud siin Vaivara kihelkonna vanema põlve eestlased räägivad veel siis seda omapärast tugeva soome või soome keele või ka isuri keele mõjutustega murdekeelt. Ma ei hakka detailidesse laskuma nüüd, kuidas siis see elukorraldus seal oli, nii palju küll, et see piir lõikas pooleks siis ajaloolise suuri Narvusi kihelkonna. Suuri Narvusi on täna siis Balšoje Kuzjomkina, kes siin kohalikud teavad, see koht või see keskus või see asula on alles. Kirik, selle kihelkonna kirik jäi siis sinna samasse Suuri Narvusisse, mis jäi teisel poole piiri. Nagu Taisto mainiski seda Kallivere kirikut, siis selle kiriku ehitamise ajendiks saabki siis see, et nende koguduse kirik jäi siis teisele poole ja lähim luteri kirik oli Narvas. Narvaga liikumine käis mööda jõge, sest et maismaateid väga häid ei olnud, sest et Lauga jõeäärne tee jäi teisele poole piiri vahetult. Nii et mööda vett siis liiguti Narva suunal, aga selge, et Narva oli ka ju toona ikkagi küllaltki kaugel. Ja tekiski siis vajadus ikkagi ehitada siis sinna oma luteri kirik ja siis see Kallivere kirik siis ka sünnib 30ndatel. Ja kogu nende elu siis orienteeritaksegi Eesti ja Narva suunale, sest et nad olid ju läbi lõigatud siis oma nii-öelda kodukihelkonna keskusest. Ja ka siis oma naabritest, kes siis olid Lauga jõe kaldal elasid ja veel kaugemalgi seal Kurgola ja Soikola poolsaarel ja nii edasi, et ta oli nagu üks areal, mis siis tegelikult lõigati puruks. See loomulikult üle piiri mingisugused suhted olid, aga see on omaette keeruline teema, kuidas siis stalinliku Venemaa poliitilised sellised jõujooned ja siis Eesti siin kõrval, eks ole, ja me teame ju, mis on 30ndate Stalini aegne Venemaa, eks ole, et selge, et ka need, keda sinna siis kutsuti nii-öelda, need ka jäljetult kadusid küllaltki ja neid lugusid siis, kuidas üritati siis oma sugulastega teisel pool piiri suhelda, need on omaette huvitavad, aga samas väga traagilised ka tihti. Nii palju siis veel ka, et jah, seal olid siis oma muidugi mõista koolid, eks ole, koolide keelelugu on omaette huvitav lugu, millal nad siis formeeruvad venekeelsetest koolidest siis soomekeelseteks ja siis eestikeelseteks ja kuidas siis see soomekeelse koolihariduse säilimise eest käib võitlus ja nii edasi, need on pikad lood, ma ei hakka nendesse sisuliselt süüvima. Aga mis siis selle kohaga juhtub, ühesõnaga nii palju küll, et tegemist oli sellise Eesti kontekstis ka väga omapärase, väga huvitava nii etnilis-keelelises mõttes, aga ka siis etnograafilises mõttes ja ajaloolises mõttes igatepidi väga huvitava sellise maanurgakesega. Üsna Eesti kontekstis ka siis ainulaadne, kuna Eesti Vabariik toona oli suhteliselt monoetniline riik, äärealadel oli küll Peipsi venelasi kuigi palju ja Petserimaal, siis siin olid ka ajaloolised vene külad sisse jäänud, siis siin samamoodi siis sellel Eesti Ingeris ja Narva-tagusel laiemalt. Lõunapoolne osa Narva-tagusest oli venekeelne, et seda ma unustasin mainida. Narva jõeäärsed külad nii siin kui sealpool jõge, seal kus on meil Vask-Narva ja siis seal riburadabil need külad ülespoole, et need olid siis vene külad juba selleks hetkeks, juba sajandid tagasi välja kujunenud.
Siis tuleb teatavasti ju teine maailmasõda, rahvas pillutatakse ka seal laiali, siiski pärast sõda, ja sõjakahjud ka, mõned külad põlevadki maatasa, teisalt jääb väga palju ka seal alles, nii et tänagi veel, kui seal käia Vanakülas, ka Kalliveres veel, et siis seda sõjaeelset külaidülli on siin-seal väga hästi nagu näha ja külaarhitektuuri ja nii edasi. Mingi osa rahvast siiski pöördub tagasi ja päris suurel hulgal peaks ütlema, et mitmetes külades säilib veel nõukogude ajal ka siis omakeelne, ükskõik mis ta siis on, isuri või soome keel või mingi segu, omakeelne külaelu, aga selge, et kooliharidus läheb siis täiesti venekeelseks. Need, kes Narva kolivad, juhtub ka seda, et siis pannakse lapsed Narvas Eesti kooli ja paljud kolivadki, või mitmed pered on sellised, kes siis kolivad ka selle tõttu sealt ära Narva, et saaks last Eesti kooli saata. Aga üldiselt need külad jooksevad ka selles mõttes tühjaks ühest küljest siis nendesse töökäte näljas olevatesse linnadesse, on see siis Narva või Kingissepp või ka Leningrad toona. Ühesõnaga, kus need inimesed siis sisuliselt lahustuvad ära, küll mitte vanem põlvkond, aga nooremad juba. Ja tänaseks on siis niimoodi, et sellesse Eesti Ingerisse on siis jäänud küll kohalike juurtega inimesi küllaltki palju elama. Üldiselt sellest 2000 elanikust on praegu püsielanikke seal võib-olla 100 kokku jäänud. Et täna on ta suuresti Peterburi jõukama seltskonna siukene suvituspiirkonnaks kujunemas. Nii et see arhailisem või ütleme selline varasem külaidüll on ka kadumas selle alla, et kerkivad uued majad ja nii edasi. Aga nendest püsielanike seas ikka paarkümmend sellist, ma ütleks isegi rohkem, ja võib-olla ka need, kes seal suvemajasid peavad oma kodumajasid, kes küll elavad mujal, ka Narvas siin, et neid inimesi on mõistagi rohkem, aga selle koha peal on jäänud võib-olla circa 10, nii palju, kui ma olen suutnud kokku lugeda, 10 siis emakeelena oma siis seda rahvuse keelt valdavat inimest. Neist kõige noorem, minu teada praegu kõige noorem on 55. aastal sündinud Vanaküla üks mees, kes täitsa soravalt räägib kohalikku isuri keelt. Aga tema on tõesti ka kõige noorem teadaolevalt. Ja võib-olla teist kümmekond leiab veel Kingissepast Narvast ja Narva-Jõesust ja siit ümbruskonnast ka ja mujalt maailmast, aga üldiselt noorem põlvkond on siis lahustunud. Ja see mälu nii-öelda kaob, et ajapikku. Ja täna on ta siis Leningradi oblasti Kingissepa rajooni siis sama Baltsoe-Kuzjomkina külaasunduse osa. Nii et lühidalt siis sellest maajupikesest, aga mälestus sellest jääb ja meie võib-olla töö täna ongi võib-olla seda lihtsalt teadvustada ja mäletada nii palju, kui minu põlvkond enam seda mäletada ei saa, aga võib-olla siis talletada seda ajalugu nii palju, kui on võimalik veel nendest elavatest kildudest, kes siis alles on nii vaimselt kui füüsiliselt. Aga seda on väga vähe. Aitäh!